Nii, tere! Mina olen Maila müstilisest maailmast ja põhjus, miks ma ei ole teie ees nii kaua olnud, täna on meil siis 5. esmaspäev ja 5. jaanuar. Soovin teile kõikidele head uut aastat ja soovin teile hästi palju tegusust ja tervist ja oskust ka puhata. Sellepärast, et põhjus, miks ma pole teie ees nii kaua olnud, on see, et esiteks ma tõmbasin ennast üle kindlasti, sest ma ei oska puhata. Ma olen see tüüp, kes kogu aeg peab midagi tegema ja sain, ma ei oska tihtipeale või vähemalt ei ole osanud ka ei öelda, et sai tehtud Viljandis seal ka neid töötubasid ja asju ja no ikka seda, et annad endast ja pakud ja annad endast muudkui ja siis tõmbad ennast üle niimoodi tööga. Ja muidugi ka see, et kui üle tõmbad, siis läheb immuunsüsteem nõrgemaks, on ju, teatavasti. Ma praegu mõtlen oma sõnu sellepärast, et ma pean läbi mõtlema, mida ma ütlen, mida ma saan öelda, mida ma ei saa öelda. Aga sain ilusasti siis sõpradelt ka endale selle moodsa A-gripi ja siis ma mõtlesin ka, et tead, mis see ikka on, nii nagu sõbradki ütlesid, et ei ole, see ei ole, see mul see köha, see mul ei ole mitte millestki, et mul on teised asjad hoopis, et ei, see ei ole haigus ja mul on hoopis teised asjad ja teised põhjused ja nagu ikka, kõik on alati nii targad ja ise kaasa arvatud on ju. Ja siis midagi, läksin ikka, lasin ennast ära rääkida ja sain selle moodsa A-gripi. Ja teate, see oli päris jube, ma ei ole lasknud ennast vaktsineerida kunagi, ma arvatavasti ei lase seda mitte kunagi teha. Ja siis see A-gripp oli nii hullu sellise köhaga, et mul natukene on praegust käel ära ja vahepeal, kui ma natukene niimoodi köhatan või kogun, et mul hääl parem oleks, et siis sellest pole midagi. Aga muidugi neid ümberringi inimesi. See oli nii tore vaadata, kuidas üks ütles, et ja sa pead seda tegema, tee omale need ruudukesed siia nende selle joodiga, et joonista ruudustik jooni. Üks ütleb, sa pead ikka seda tegema, pane sibularõngad endale suhkidis. Teine ütleb, et kuule, et võta ikka tee seda meega ja ingveri ja küüslauguga, et sega see soga kokku, on ju, ja siis võta, et see jube küll, aga aitab. Teate, see ei ole üldse jube tegelikult. Aga see on, mis on väga imelik, et ma tegin endale reikid, ma tegin endale neid märke, ma tegin endale kõik võimalikke rahvameditsiini neid asju. Ja mitte midagi. Ainuke, mis ma arvan seda, et kui ma poleks neid kõiki asju teinud, võib-olla oleks natukene hullem siiski olnud. Aga see on tohutult hull viirus, see on niimoodi, et see võtab niimoodi, et köhi või sisig on seest välja, et ei ole praktiliselt köha vahet, ei ole, kõik kohad sees vapuvad ja valutavad sellest köhimisest, pea kaasa arvatud. Ja midagi, muidu ma olen ikka alati ravinud ise ja kui on, ma väga vähe olen olnud haige. Aga seekord tõesti ma võtsin selle viiruse endale külge ja maru äge jah, kõik olid aga väga hea, et sa pead seda tegema, sa pead seda tegema. Ja teine variant inimesi oli selliseid, kes niimoodi, et ikka, vaata inimesed on harjunud helistama, on harjunud abi saama, on kirjutanud ja siis nii põnev, üks oli ka tal oma isiklikud asjad, olid seal, mida ta tahtis seal küsida ja ma ütlesin, et ma olen selle A-gripiga, et ma ei saa, et ma olen haige. Et ma pean ennem terveks saama, et siis ma võtan ja hakkan jälle tegelema. Ja üks rumalamaid küsimusi, mis seal on, mis päeval sa terveks saad? Ja teadki, huvitav on niimoodi, et mõeldud, et see tegevus, mida ma teen või üleüldse kõik, ma arvan, et on selliste asjadega kokku puutunud, ükskõik, kas sa oled siis ravitseja või oled sa ennustaja või oled sa mitu asja koos, ise olen ju ka mitu asja koos.
ja see on nii põnev, kuidas inimestele lähevad korda ainult nende enda asjad. Ja mida see mulle siis peegeldas, mida see mulle siis õpetas? Ma olen alati ka kõigi jaoks olemas olnud, nii palju, kui ma olen jõudnud, eks ju. Ja, ja siis, kui ma elu võttis mind rajalt maha, no täpselt sellepärast, et ma ei ole osanud võtta hingetõmbamisaega, ma ei ole osanud endale võtta puhkamiseks. Kogu aeg on vaja midagi teha, ükskõik, kui just parasjagu keegi ei helista, siis on mul vaja kõike muud asju teha, küll ma õmblen, küll ma teen igasugu muid asju. Ja ka mis see mulle siis õpetas niimoodi, see haigus, nende ühenduse võtjate näol, et et mis, kas või see samane ala, et kuule, aga mis päev sa terveks saad, on ju, et mul on nii väga vaja seda asja vaadata, et sa mul vaataksid, mis päev sa terveks saad. Kas sa ikka ei saa ära vaadata praegust? No haiguse ajal, sa oled isegi nõrk, on ju, sa paned oma energia kellegisse, kes ütleb sulle, oi jah, aitäh, on ju, sellepärast on niimoodi, et mul muidugi enam neid ühe küsimuse mitte ei ole, mul on isegi telefoni salvestatud üks number on nimetusega ühe küsimuse mutt. Sellepärast, vabandust väljenduse eest, aga ma olen salvestanud ja selliseid rumalaid kõnesid ma isegi võtta enam vastu. Ongi selline, et ühesõnaga inimene ei taha teise töö eest panustada ja siis küsitakse, et aga mul on ainult üks küsimus. No et äkki saab selle ühe küsimuse tasuta. Mõtlen, et au teile kõigile ja minupoolne suur respekt ja tänu, et teie, kes te olete, julgete ka oma ühtede küsimuste eest võtta tasu, sellepärast, et tõesõna, sest sellepärast, et see on teie energia, ja endast samamoodi räägin praegu, minu energia, ja ma võtsin kokku sellise julguse ja hakkasin enda eest seisma ja ütlesingi ei, ma ei võta ennem, ma ei vaata ennem, kui ma olen terve. Muidugi ühe apsaka tegin ma ühe oma sõbrannaga, kellega ma siiski ka vaatasin ja huvitav, haigus muudkui venib, vaata, et mingisuguseid järeleandmisi ei tule teha, enda tervise huvides ei ole vaja, mitte ühtegi järeleandmist teha, oi, sellel on vaja, oi ja tema küsimus on nüüd nii tähtis. Tegelikult oled sa ise endale kõige rohkem tähtsam. Ja kui sinu endaga on kõik korras, oled terve, siis jõuad ka teisi aidata. Aga mõtlesin ka, et kuna see uue aasta soovimise aeg hakkab läbi saama ja mul on, hääl on enam-vähem olemas. Ja siis mõtlesin, et ma soovin teile ilusat uut aastat ja mõtlesin ka, et kuna ma ka kaarte panen, eks ju, aastaid olen pannud aastakümneid, keskkoolist saati juba, siis ma mõtlesin, et ma võin ka panna teile kaarte. Lihtsalt huvitav pärast vaadata ka, et kellel mis on siis läinud. Niimoodi, mõte selline, et paneks kaarte tähtkujude järgi. Siis ma mõtlesin, et okei, tähtkujude järgi on, üks asi on tähtkujude järgi, iga asi ju mõjutab, on ju, see looma aasta, mis on, näiteks mina olen vähk, eks ju, et nendel vähkidele, kes on sündinud alguses selle kaksiku mõjutusega, tuleb ju täiesti teistmoodi ladumine kui nendele vähkidele, kes on siis ükskõik mis tähtkujus sa oled, on ju, kui sa oled seal keskel ja kui sa oled siis lõpupoole, ehk siis vähil teine pool on siis lõvimõjutustega. Aga meid ju mõjutavad ju aastad, mis aastal me sündinud, mis looma aastal me sündinud oleme. Et nii palju erinevaid mõjutusi on. Ja siis mõtlesin, et ma teeksin sellise põhjalikuma ladumise. Ja et kas ma teeksin niimoodi, et ma teen siis niimoodi, et vähi alguses, ühesõnaga hakkan siis pihta mitte traditsiooniliselt, nagu hakatakse, vaid hakkan pihta kaljukitsest näiteks. Jaanuaris kaljukits, hakkame kaljukitsest näiteks pihta. Ja siis, et kuidas ma siis vaatan, et kas paneks niimoodi, et hamburimõjutuse kaljukits, puhas kaljukits, ja siis juba omakorda veevalaja mõjutusega kaljukits. Aga see läheks liiga suureks ja põhjalikuks. Ja veel enam on see, et vaata, kui on need loomaastad omakorda ju ka, iga loom mõjutab ju hoopis teistmoodi. Ja kuna ma ei suutnud selle mõttega niimoodi päris lõpuni minna, et kelle mille kohta ma siis panen kaarte, siis ma mõtlesin, et okidoki, paneme siis niimoodi, et
paneme siis niimoodi, et hakkame siis pihta. Kaljukitsed, kuu algus, kuu lõpp täitsa, see ei ole ka. Paneme, mis me siis teeme? Mis me siis teeme selle asjaga? Või panna lihtsalt kuude kaupa jaanuarikuus sündinud, veebruarikuus sündinutele. Sest sinna jääb ju ka 2 tähemärki sisse. Et neid variante on päris palju. Teemegi siis niimoodi, teengi niimoodi, et hakkame siis niimoodi, et panen kaardid jaanuarikuus sündinutele. Mis sest, et seal on eraldi tähemärgid. Jah, teemegi niimoodi. Siis on niimoodi, et ma vaatan siis, mis toob siis aasta 2026 jaanuarikuus sündinutele. Ei mingeid tähemärke, paneme lihtsalt kuude kaupa. Kasutan erinevaid kaarte. Sest ma sellist tavalisi kaarte ei pane täna. Sellepärast, et vaataks rohkem, millega tuleb siis tegeleda iseenda puhul. Siis vaataks sellise asja, millega tegeleda suguvõsa puhul. Ja siis millega teid siis see aasta, millega teid siis see aasta üllatab. Niimoodi, et vaatame siis kõigepealt sellist asja, et jaanuarikuus sündinud teie, millega siis peate või tegelete teie sellel 2026. aastal. Nii, paneme siis teised prillid ette. Nõndamoodi. Iga ajaks omad prillid. Kaugelt vaatamiseks ühed, lugemiselt, lähemalt vaatamiseks teised. Nii, jaanuarikuus sündinud. Niimoodi, millega teie tegelete siis sellel aastal kõige rohkem. Niimoodi. Nii. Nõnda. Teie sellel aastal tegelete hästi palju oma nii-öelda ka oma tervikuks põimimisega, et oma hingeosade kokkukogumisega, kõik, mis teid on killustanud, et nende asjadega te siis see aasta tegelete, et oma tervikliku elu loomisega. Kuna see numeroloogiliselt on ka number 1 aasta, siis väga ilusasti see siia niimoodi sobib, et põimi kõik osad tervikuks. Et uuendusi tuleb siin ka tervikuks põimimine, siis on niimoodi, et mis asjad teid enam ei teeni. Et siis vaatate läbi need asjad, mis teid enam ei teeni, need asjad jätate siis maha, minevikku, tegelete siis vanade asjade lõpetamisega veel natukene, aga väga palju tuleb teil uusi asju selle aastaga seoses, uued algused. Nii et julgelt võite võtta igasuguseid otsuseid ette, et kogute oma hingeosad kokku, alustate siis enda elu siis uuesti nii-öelda ka puhtalt lehelt. Ja kui vahest tundub, et on natukene selline raske või mingisugused takistused tulevad teele, siis ärge nendest laske üldse ennast heidutada. Et lähete ilusasti puhtalt läbi igasugustest olukordadest. Ja väga palju on sellel aastal ka sellist alkeemiku kaart, ühesõnaga tuleb väga palju on selliseid müstilisi muutusi teie elus. Võt nagu mul see müstilised kanal on siin. Aga müstilisi muutusi teie elus ja näitab seda, et kõik, mis teil on olnud siis minevikus, mida te siis muudate veel sellel aastal, siis on niimoodi, et muutke valu armastuse kaudu oma jõuks hoopiski. Et andeks andmised, siis on olnud asjad, mis on teile teinud hästi palju haiget, siis lihtsalt saatke nendele olukordadele
minevikku ju öeldakse, et muuta ei saa, aga mõnes mõttes saab küll. Saatke lihtsalt armastust sinna olukorda. Niimoodi, et ka üks selline pisikene meditatsioonilaadne soovitus teile on see, et kujutage näiteks ette raske olukord, mis teie elus on olnud, kujutage ennast ette sellesse olukorda, mis oli enne seda olukorda, mis oli raskem, ja mõelge, lihtsalt tehke mõttes, lihtsalt unistage, kujutage ette, mõttes muutke ära see sündmus niimoodi, et kustutage kas või ära. Võtke, tehke niimoodi, kas see meditatsioonis, et võtate kustukummi või siis nagu arvutiga, võtate selle faili, see oli see olukord, mis ma sealt õppisin, mis mulle sealt siis halbu asju hinge ei, et kõik see, mis mul jäi hinge, mis mind on nüristanud, painanud, piinanud, teikutanud igasuguseid halbu tundeid, kõik selle panen sinna prügikasti ja kõik, delete, niimoodi. Et vaadake kõik need asjad läbi ja teil on võime muuta armastuse kaudu kogu oma valu, mis teil on elus olnud, on hoopiski võime muuta see enda jõuks ja edasiliikumiseks. Siis näitab teile jaanuarikuus sündinud kullakesed, näitab uuesti sünnikaarti. Siin on küll väike märksõna, et surm eelneb alati sünnile. Ja see võtab kokku seda samust, millega teil tuleb see aasta tegeleda, et tohutu ümbersünd. Te muudate, teil võib muutuda elukoht, võib muutuda ametikoht, võivad muutuda hobid. Nii et te oma nendest valusatest kogemustest, mis teil on siis olnud, kas siis eelmine aasta või siis varemgi, et nendest valusatest kogemustest te tulete, sünnite täiesti uue, teadliku ja palju võimsamana. Nii et need, millega te see aasta tegelete, siis kokkuvõttes on uuesti sünd, valu muutmine jõuks armastuse kaudu ja uued algused, kõik uued algused. Ja siis on see ka, et kõik põimige kõik osad endast tervikuks. Nii, siis on niimoodi, et perekond, kuna ma olen ka nende konstellatsioonidega kogu aeg tegelenud, siis vaatame siis selle kohta ka, et perekonniti, millega teil tuleb siis oma perekonnas tegeleda või siis oma suguvõsa juurte teemadega. Niimoodi, vaatame. Nii, üks hüppas välja. Nii, kohe vaatan ma, tõmban veel. Alati need kaardid, mis välja hüppavad, näed, ja ongi korras. Nii, siit tuli nii palju, et siin ei ole vaja rohkem tõmmatagi. Need kaardid, mis välja hüppavad, alati need rutavad. Ja neid on hästi oluline lugeda. Nii, kohe, üks jäi teisipidi. Ahah, okei, see on ka hea. Nii, jaanuarikuus sündinud. Millega siis teie veel see aastal tegelete. Ongi põlvkonniti, tuleb pöörata tähelepanu siis mitte ainult lastele ja noorematele põlvedele, vaid tuleb teil ka tähelepanu pöörata oma sellisele vanemale põlvkonnale, emadele, isadele, vanaemadele, vanaisadele. Et näitab sellist põlvkondade tervendamist. Siis mida teil veel on sellel aastal jaanuarikuus sündinutel oodata järelkasvu, niimoodi, lapse sündi, panustamist oma järelkasvule, iseendaga tegelemist ei tohi jätta unarusse, siis näitab, et ise olete enda jaoks kõige tähtsamad, mis sest, et teil on vaja tegeleda ka perekonnaga, aga iseennast kindlasti ei tohi ära unustada. Sellepärast, et ükskõik, mis ilm meil siis väljas on, et ükskõik, mis meie ümber toimub, et kui sa enda sees oled tasakaalukas ja armastad ennast, ennekõike iseennast ja siis ka kõiki teisi, siis kõik ongi korras. Muretsema te ei pea, sellepärast, et näitab, et saate rahulikult magada. Need hingekesed, kaitseinglid, kes on siis pereliikmed, kes on siis teie hulgast lahkunud, keda te olete siis igatsenud või kes on teid igatsenud, näitab niimoodi, et te olete nende hingede poolt hoitud.
ja mida veel võib, armastuses võib tulla sellist, no natukene ka raskusi, natukene selliseid, noh, sutsukene sellist kaost ümberringi. Aga näitab, et kokku hoides oma suhtega, kokku hoides te lähete sellest ümber olevast siis muutustest ja kaosest, lähete läbi ilusasti. Nii et toetus on teil olemas, saate minna ka raskematest, sest noh, on ka neid, kellel tõesti tuleb selliseid raskemaid olukordi. Ja siis mis lõppkokkuvõtteks on see, et te olete hoitud, te jõuate oma eesmärkide, saavutate ühesõnaga oma eesmärgid, jõuate siis enda elu loomises täiesti uut elujärku. Ja nagu numeroloogiliselt öeldakse, et number 1 on ülesehitamise aasta, siis näitab ka, et on küll ülesehitamise aasta täielikult ja päikese poole minek, aga näitab, et teil on tohutu toetus. Ükskõik, kuna need on suguvõsakaardid siin, mille pealt ma praegu seda asja vaatan, siis ütleks, et teil on tohutu selline suguvõsa toetus, aga üleüldiselt ütleks ka, et kõik, kes on teie pere, kes on siis teie sõbrad, sõbrannad, lähedasemad, tuttavad, ühesõnaga teie pere tuttavad, kes on teie jaoks siis just nagu perekond. Need võivad olla väga hea töökaaslane, kes iganes on ju, et teil on kõikide toetus olemas. Nii et jaanuarikuus sündinud teil on väga, väga armas aasta. Nii, vaatan nüüd enda tehtud kaardide pealt ka. Korraks nuuskan nii on. Mis ma siin nuuskan, ega ei ole millegi nuusatana. Kohe pean tooma, ma võtan selle siit. Niimoodi, et millega aasta teid siis üllatab veel? Nii, millega aasta teid üllatab? Ma ei tea, vaatame, kas ma jõuan terve 12 tähemärki ära teha täna või pean ennast koguma ja homme edasi tegema, sest noh, pingutades ikkagi hääl natukene tahab ära kaduda. Aga siis võtame rahulikult, panen kas või klippide kaupa. Võib-olla see ongi tõesti õige, sellepärast et ma ei oska ju ka neid ajavööndeid panna siia. Niimoodi. Nõnda, millega aasta üllatab jaanuarikuus sündinuid? Nii, millega aasta üllatab? Ohoo, väga lahe. Noh, praktiliselt samad asjad, okidoki, praktiliselt samad asjad, mis tuli esimeses lugemises välja, kus ma neid valgevarese kaarte kasutasin. Siis on, millega teid üllatab. Et kui tekivad mingisugused takistusi, tuleb teile aasta esimeses pooles, siis on niimoodi, et kui see takistus on nii ka suur, et seda kõrvaldada, siis valige teine tee. Et ei pea punnitama, pingutama nii et ninast veri väljas, vaid valige lihtsalt teine tee. Siis tuleb teil kusagilt suurem rahasumma, nii et julgustan kõiki aasta esimeses pooles isegi, ma ütleks isegi, et see võib olla veebruar, märts, aprill rohkem. Et jah, talvest kevadesse see aeg, et mängige lotot, siis ühesõnaga olge avatud, põletage rohelisi küünlaid näiteks, kui soovite oma raha rohkem oma ellu, siis on niimoodi, et noh, igal juhul või saate preemia, ühesõnaga elu premeerib teid suurema summa rahaga, nii et julgelt unistage suurelt, julgelt ostke ikka, ma arvan, et võtke kõikvõimalikest loosimistest osa, et noh, kas või ala mingisugune leiva loosimine, et noh, või koopi valite poes, valite siis teadlikumalt oma poodi on ju, see ei ole muidugi reklaam praegust, aga lihtsalt tean, et koopis on see auto loosimine või niimoodi, et see ei ole niimoodi köki-möki, et saad mingisuguse toidukorvi on ju, aga see on natuke jah, siiski suurem raha, nii et julgelt võtke osa siis, sõltuvusse muidugi tasu sattuda, aga lihtsalt, kuna teil need šansid siin on, siis kasutage seda ära. Siis nagu ennegi tuli teie kaardist välja, suguvõsa kaardist, et teile ulatatakse alati abikäsi. Nii on see aasta ka niimoodi. Ja isegi ütleks seda, et paluge teile antakse, tehke universumisse palvet, saate. Siis on niimoodi, et võib-olla hakkate rohkem
kes võib-olla isegi võib hakata huvi tundma rohkem selliste esoteeriliste asjade vastu, just nagu käejoonte lugemise vastu, siis hakake aga julgelt pihta. Ja näitab niimoodi, et terve see aasta olete te kulgemises. Niimoodi, et terve see aasta erilisi selliseid puhkamisaega teile ei anna, kuigi tuleb ju puhata, aga lihtsalt, et kogu aeg on kulgemine. Et üks asi lõpeb, teine algab, nii nagu eelmises selles alguses oli siin uuesti sünd ja uued algused on ju, et palju algusi, aga see läheb kuidagi sujuvalt niimoodi, et vooluga nii-öelda lähete kaasa ja katkestate tõesti väga palju sidemeid, mis ei toimi, katkestate lihtsalt ära, siis on niimoodi, et igasugused needused, karmad, kõik sellised asjad, mis teid takistavad, need asjad te lõpetate, praagite enda elust välja. Nii, siis on nõndamoodi, et jah, et see loomine, see, et aasta lõpuks olete oma elu siis väga ilusasti loonud hoopis uuele levelile, uuele tasemele ja sealt tuleb ka selline valgus ja preemia ja teie tase väga palju tõuseb. Nii et kes on siis kus trepiastmel parasjagu on ju, kui trepiga võtta neid astmeid, siis olete liikunud ka siis 1 või isegi 2 trepiastet ülesse poole oma arengus. Ja kiire aasta samas näitab, et aeg muudkui läheb niimoodi, aga samas on niimoodi, et kui tunnete, et see aeg surub teid väga tagant, siis aasta lõpus lihtsalt avatate, et issand jumal, jälle on aasta läbi. Et siis võtke aega ka enda jaoks. Kuna selle perekaartidest tuli välja selline asi, et kõigi teiste peale, kus te panustate suhtesse, vanematesse, lastesse, vanavanematesse, oma uude pereliikmesse, kes siis sünnib kas siis suguvõssa või perekonda, et kõik on väga armas, kõik on väga ilus ja puha, aga et võtke enda jaoks ka seda aega. Nii et ise endale olge number 1 ja armastage, hoidke ennast ja toimetage, tegelege. Kui on takistused, lähete valite teise tee, ei pea punnitama. Ja on muidugi olukordi ka, kus näitab ka, et kui on takistus, siis kõrval tegi takistus. Aga siin ütleb sellist asja, et see lihtsalt, ja see on ainult esimene pool. See võib olla ainult kas jaanuar, veebruar, aga mitte rohkem. Nii, selline kokkuvõte siis, mõtlen seda praegust. Mis ma võtan veel, mul on siin ühed kaardid veel, mis mulle väga meeldivad. See on sellised metafoorikaardid. Vaatame siis sellega ka veel. Et siis teengi sellise lugemise, et panengi jaanuarikuus sündinutele eraldi saade, siis järgmine eraldi saade ja opa, nii, hüppasid välja kaardid. No vaatame erinevate kaartidega, aga tegelikkuses on, ma siin vaatan siis neid erinevaid ridasid, siis on niimoodi, et ikka kõik lähevad ühte auku nii-öelda. Nii, võtame siis teile veel. Nii. Tahaks millegi pärast ühte veel võtta. Ai, väga hea, siis ma võtan ühe veel. Okei, nii, selline asi. Nii, sellel aastal, jaanuarikuus sündinud teie, lähete läbi igalt poolt. Ühesõnaga, nii kui vesi uuristab läbi kaljude, lähete igasugustest raskustest läbi, mina ütleks isegi niimoodi, et kergusega, sellepärast, et teil on see jõud ja tohutu potentsiaal elu jooksul on nii tugevalt saavutatud, et te lähete lihtsalt läbi igalt poolt. Nii nagu vesigi tilk tilga haaval uuristab kivisse lõppude lõpuks selle augukese, eks ju, siis teie lähetegi läbi kõik võimalikest keerkäikudest. Nii, väga palju valikuid sellel aastal tuleb, et olete isegi, ükskõik millega seoses, kas arenguga või lihtsalt isikliku eluga, tuleb hästi palju selliseid erinevaid võimalusi, väga palju valikuid ja siis hästi palju valikuid on, nii on häid valikuid, on ka selliseid valikuid, mis ei ole teie jaoks eriti head, aga mis siin soovitab seda, et jälgi oma südametunnet
ja liigu selles, katseta, tunneta läbi kõik need valikud, mis pakutakse, mis tulevad ja liigu selles suunas, kuhu sind süda kisub. Kas või proovi sellist asja, ma olen teile neid lipikutega õpetanud tunnetamisi seal nii selle numeroloogia numbrite keele lehe peal, kui me tegime podcasti Merikesega. Et selle lehe peal õpetasin ja ka ühe enda selle peal esimeste hulgas olid need lipikutega, ma ei mäletagi, 3. või 4. see saade. Ja aga kes on juba vilunumad, siis mõtle lihtsalt see valik, kujuta ette, kui sa oled selles olukorras, sa oled selle valiku teinud, mõtled lihtsalt nii, ma nüüd tegin selle valiku, et kuidas ma ennast siis tunnen. Ja vaata, mis tunne sul sees tekib. Lihtsalt jälgi oma südametunnet. Isegi kui sa neid lipikuid ei pane, ei tee, siis jälgi oma südametunnet, et liigu oma südame järgi ja sa lähed alati õiges suunas. Nii, siis on hästi palju mõtteid on ja kuna sa nende hästi paljude mõtetega seoses võid tekkida selline olukord, et mõtted tõesti võivad lüüa üle selle südametunde, siis lihtsalt ole vaikselt ja mediteeri. Sama tunne jälle, et kui on mingisugused asjad, tunneta mõtted läbi, kas või oma mõtedki niimoodi. Näed, mul oli see mõte, ma ei tea, kas see mõte mul on õige, kas see mõte mul ei ole õige, siis lihtsalt istu rahulikult maha ja tunneta seda tunnet. Siis jälle tuleb kellaaegadega kaart, mis näitab seda, et ongi erinevat kiirelt läheb aeg, siis on, aga sina liigud oma teel ikka niimoodi, et osad asjad liigud selle järgi, vaata nagu eelmiselt enda kaartidest oli mul see, et ole see voolus olemine on ju, et oled voolus ja liigud selles enda rütmis niimoodi, siis siin on nende metafoorikaartides on ka niimoodi, et sa lähedki ja need õunad siin, õunad puhul sümboliseerivad seda, et osad mõtted, osad valikud, mis sa ütled, tulevad, osad on valmis ja osad on alles nii-öelda, ei ole aeg veel küps ja sina lähed oma teel, lähed oma südame järgi, kindlalt liigud oma teel. Ja sa ei peaks üldse mõtlema selle peale, mida teised arvavad, mida teised mõtlevad. Ei. Ja muidugi, mis see aastaga on veel, näitan siin jälle kaarti ka, mis on see aasta. Väga paljud maskid langevad. Nii teistel kui ka sinul endal. Sellepärast, et sa lihtsalt ei jõua enam, sa ei viitsi enam neid mängida mingisuguseid selliseid nõmedaid mänge, selliseid 3D mänge. Ja samas see mask siin pildi peal on ka selline naeratava näoga, siis on niimoodi, et võtage enda jaoks aeg maha, ole sina ise. Ja muidugi aasta lõpuks, mis näitab siin kaartide peal ka niimoodi, et isegi kui vahepeal on mingisuguseid selliseid, tegus aasta selles mõttes, et ongi see vana maha jätmine ja edasiminek ja see, et see aasta, mis sa nüüd sellel aastal oled 2026. aastal, et see elu, kõik, mis sa rajad, mida sa teed, kust kohast sa läbi lähed, siis see toob sulle tohutu sellise õnnistuse. Nii et pildil on siis vihm küll niimoodi, vihm peseb tavaliselt alati maha kõik vanad asjad ja vikerkaar on ees. Ja pildil on niimoodi näha, et see naine, see tüdruk siin läheb vihmavarjuga ja läheb vikerkaare suunas. Aga samas alati ma ütlen seda, et vihm, isegi kui väljas vihma sajab, siis ma olen alati universumile tänulik ja mõtlen ka, aitäh vihm, sa pesed kõik puhastad, pesed kõiksugused jamad maha. Nii et teil on see kiire, tegus, väga selline uuenduste rikas aasta, pluss siis see, et kindlasti mängige kas siis lotot või võtke loosimistest osa, et kusagilt tuleb raha või siis see, et mis te olete siis endal rajanud, et see kogu aeg olete panustanud ja olete tundnud, et ei ole
teil noh, nagu ei tule midagi kuskilt, et just nagu universum on teid ära unustanud, siis ei ole, vaid te nüüd saate selle, millesse te olete panustanud. Niimoodi. Ja kuna see on rahakaart, siis on, ütleks niimoodi, et rahaliselt on see selline preemia saamise aasta teie jaoks. Külluse saavutamise aasta. Aga jah, et väga paljud vanad suhted lõpetate ära ja jätate enda ellu ainult need, kes noh, keda te tahate, kes on teiega noh, ühesõnaga, kes ei sobitu, need praagite kõrvale nii-öelda, praagite kõrvale, vaata, ega me kõik ju kõik me ju areneme ja kasvame ja isegi see praakimine ei ole ka päris õige sõna, vabandust, aga lihtsalt see, et kuna meil ongi arenguetapid erinevad, siis me ei saa olla seal vanasse kinni jääda. Kui me oleme kuskil vanas kinni, kes meid tohutult alla tõmbab ja kui tema ei tule selle sinu liikumisega kaasa, siis lihtsalt 2 varianti, kas sa liigudki edasi ise omaette või sa aktsepteerid seda inimest sellisena, kes su kõrval on ju, aktsepteerid sellisena, nagu ta on ja lased tal tema enda suunas liikuda, aga sa ei lase ennast alla tõmmata, sellepärast, et sa oled nii palju tööd teinud oma ülestöötamisega ja sa enam ei lase ennast alla tõmmata, kuigi proovitakse. Aga lihtsalt ei lase. Tegeled, toimetad oma asjadega, teed rohkem neid, panustad kas või töö juurde, panustad, no perekonda panustad ka samamoodi ju. Igasse asja panustad. Aga lihtsalt see, et vaatad niimoodi, et tegeled oma asjadega, mitte ei hakka teises vigu otsima, et kuule, ei, see, et sa ei arene, see, me oleme nii erinevad, niikuinii oleme erinevad, järjest erinevaks kasvame, kui teine ei tule järgi ja siis teeme ikka omad valikud. Et noh, nii ta kahjuks on ju. Aga jaanuarikuus sündinute kohta näitab küll väga hästi, et minnakse igasugustest raskustest ka läbi ja on selline tohutu uuestus, tohutu muutus, aga hästi palju just nimelt, et muuda valu armastuse kaudu jõuks. Niimoodi. Et tohutu ärkamine, tohutu selline eneseareng. Et jah, selle aasta märksõnaks, aga te olete alati hoitud ja toetatud. Nii, praegust see osakene, selle osakesega ma siis lõpetan ära. Nii et teile siis sellised kaardikesed tulid selle 2026. aasta kohta. Niimoodi. Nii, mul on küll tee, aga võtame tee terviseks. Võt nii, väga hea. Üks nali ka siia lõppega, ma ei saa ju ilma naljata. Et alati mul on igavene suur kruus on ju, mul on tohutult suur kruus. Niimoodi. Ja kuna meil on siin ligidal savikodas, ma käin savi tegemas. Niimoodi. Ja siis on niimoodi, et see suur kruusitäis rutem ära jahtuks ja ma alati jätan selle sisse. Iga kord, kui ma jätan lusika sisse, et rutem ära jahtuks, siis mul tuleb see anekdoot meelde, kuidas tunda ära siis suurt naabrit nii-öelda on ju. Peab mõtlema kõik sõnad läbi. Et kuidas tunda ära, et kui ta on tass teed, et siis, et anna talle tassi teed ette ja siis, kui ta joob teed, siis ta pigistab, suur naaber pigistab alati oma ühe silma kinni teed juues. Nii et meie terviseks. Nõnda, võt selline lusikanali. Nii. Aga veel kord kõik ilusat teile ja head uut aastat ja varsti vaatame jälle kaarte. Nii, nõnda, paneme siis kinni.